Eesti probleem on see, et meil ei sünni piisavalt lapsi selleks, et keegi meist üldse tulevikus pensionile saaks jääda. Ja selle tõttu tulidki täna teadlased, arstid ja poliitikud Riigikogus kokku, et vaadata probleemile otsa ja leida lahendusi. Endiselt ikkagist on see kõige suurem vahe soovide ja tegelikkuse vahel, et see ei realiseeru. Ja erinevatel vanusrühmadel on need probleemid natuke erinevad, et üks teema, millest täna väga palju räägiti, oli partnerlus, et nii naised leiaksid endale õige partneri laste saamiseks, aga see kindlasti on ka meeste puhul probleemiks ja oli palju juttu ka selleks, et selleks võib-olla tuleb juba noorest peast valmistuda, et olla hea inimene, hea kaaslane ja siis on ka hea pereliige ja hea vanem. Eesti naised üldiselt ei unista ainult ühe lapse saamisest. 2 last on ehk enim levinud soov, kuid aina rohkem mõtlevad naised ka 3. ja 4. lapse peale. Siiski jääb palju lapsi sündimata, kas võiks siin rolli mängida ka esimese lapse sünni edasilükkamine? Kui me võtame iga inimese üksikult, siis see ei pruugi olla probleem, sellepärast ka 30-selt alustades või isegi hiljem ju selle 2 last või 3 last jõuaks ikkagist saada, aga teadusuuringud tõepoolest näitavad, et keskmiselt kipub see niimoodi olema, et mida kaugemale see algus lükkub, seda keskmiselt vähem meil lapsi sünnib, sest see lapse sünd ei olegi nii lihtne, seal tõepoolest on väga palju tegureid. Ometigi on meil sünnitusabi ja rasedate jälgimine väga heal tasemel. Eesti on üks turvalisemaid riike, kus sündida. 100 aastaga on imikute ellujäämine teinud nii suure kasvu, et seda võib pidada tõeliseks Eesti edulooks. Eesti on parim paik, kus lapsi saada tegelikult ja see ei ole ainult minu arvamus, vaid see on tegelikult sulaselge statistika. Eesti sünnitusabi näitajad on Euroopa parimad. Eesti vastsündinud tervise näitajad on Euroopa parimad. Et tegelikult Eestis lapsi saada on küll väga hea ja tegelikult olla Eestis rase ka väga hea ja sünnitada Eestis on ka väga hea. Nii et ma arvan, et mida täna tegelikult jäigi kõlama, ega võib-olla selle sündivuse languse põhjused ei ole tegelikult nagu naiste tervises ja eks ikka naised sellest nagu päris süüdi ei ole ka, et küsimus on oluliselt laiem. Mis võib-olla noori naisi, neid, kes fertiilses eas on, hirmutab? Ega tegelikult on just hiljuti välja tulnud üks Tartu Ülikoolis läbi viidud uuring, Eesti naiste terviseuuring 2024. Ja tegelikult neid hirme on palju ja ega neid hirmud ju on ka põhjendatud. Geopoliitiline olukord, kliimamuutused mõne inimese jaoks, ega vaimne tervis ka täpselt samamoodi, et neid hirme on palju. Aga ma arvan, et küsimus ei ole ainult hirmudes. Et küsimus on selles, mis on ümberringi, ehk siis sotsiaalne valdkond, majanduslik olukord ja nii edasi. Ega tegelikult need põhjused on väga selgelt välja toodud. Ega naised tahavad lapsi saada, mehed ka, aga selles suhtes, et neid põhjusi, mis meil ümberringi on väga palju. Kui me hetkel tegeleme sellega, et julgustada naisi sünnitama, siis viimasel ajal ei ole just palju tegeletud lapsevanemate toetamisega ehk sellega, kuidas vastne lapsevanem hakkama saab, eriti kui puudub turvavõrgustik. Kui me jõuame juba selleni, et see laps on sündinud, kuidas me toetame vanemaid läbi vanemahariduse, et me tegelikult lapsevanemaks ju kasvame. Et me küll kõik tahame olla sündides valmis, aga see on ka pidev protsess, et ise lapsevanemana jääda nii-öelda terveks ja osata ennast toetada ja osata toetada ka oma lapsi ja tervet peret.